Eestis tahaks kiita veel Tallinna Kunstigümnaasiumi ja tänada super hea kollektiiv. Ma töötasin seal mingi 8-9 aastat tagasi, ei mäleta täpselt. Olin abiõpetaja ja tugiisik. Ja noh, liigub palju müüte on ja koolide seisukohta Eestimaal, et küll see ikka on nagu halvas seisus ja kõik on kraanile kinni keerata, midagi teha ei saa, siis see kunstigümnaasium väga, väga vabalt vastupidi kohtleb haridust ja just annab võimalusi ja need müüdid pole üldse nagu tõsi, et tule, tee, vaata, uuri, maksame sulle sellest ka, on ju veel. Et super tänulik ja hiljem ma sain veel sinna tagasi 2024 paar aastat tagasi, et kas need olid avanud selle, no see kuur või mis neil seal on, see, no kus need kealised hunnik kunagi olid. Seal oli nüüd see uus kool oled avanud seal kuuris, Suvemäe kooli ja siis mina tegin selle arvutimängude need loomise töötubasid tegin 3 nädalat tegin, sain tasuta teha, ma tahtsin lihtsalt testida seda teenust ja noh, nemad olid ainsad, kes lubasid seda. Mul ei olnud veel ettevõtet ega midagi ja paljude laste unistus sai teoks ja minu unistus sai teoks läbi selle, et nemad lubasid seal teha nüüd tasuta arvutimängude loomise töötubasid lastele. Et nad ei olnud huvitatud, et see nagu päris hakkaks huviringina tööle, aga selles mõttes, et see kogemus oli erakordselt hea jällegi on, et minu meelest kunstigümnaasium on väga hea näide Eestis, kuidas koole saab väga hästi juhtida ja kuidas need müüdid halbade koolide kohta ei ole üldse tõsi, näiteks selle kooli näitel. Et mulle meeldib, kui on hea juhatus. No, kui on hästi juhitud, et ega ma ei teagi, kes need inimesed seal on, aga seda oli nagu meeldiv kogeda nii seal töötades abiõpetaja tugiisikuna kui ka hiljem tasuta neid töötubasid tehes, et jah, olen tänulik ja väga, väga kiidan selles mõttes, et väga hästi juhitud kool mulle tundus selle paari aasta jooksul, mis ma seal olen käinud täiskasvanuna.